Nii, tervist. Oleme siin pressikohvikus, mis on üks ajutine nähtusega. Lisaks nendele inimestele, kes on siia laudade taha kohvitassi äärde meiega koos kogunenud, on meil ilmselt ka mõned vaatajad Postimehe veebis. Ja alustame sellest, et ennast tutvustada. Mina olen Andrus Samost, ajakirjanik, kus minuga on see ajakirjanik Aino Kruussar, ajakirjanik Andres Rumm, ajakirjanik Tiit Ruuli ja ajakirjanik Kadri Liik. Kui te tahate ennast ise kuidagi teisiti nimetada, siis jumala eest palun väga. Ühesõnaga, meil on olukord, et küsijaid on nagu palju, kas keegi vastuseid ka teab. Tahtsin öelda, et mina kavatsen võimalikult vähe küsida ja loodan, et me saame teiega siin vestelda järgmise tunni aja jooksul sellest, milliseks on Eestis kujunenud presidendi institutsioon, miks see selliseks on kujunenud, kas praegune seis on Eesti huvidega kooskõlas või ei ole. Ja kõike seda sellepärast, et enam-vähem aasta pärast on meil juba tõenäoliselt presidendi valimiste kampaania periood. Kandidaadid on teada, oletan, te olete siin mõned kampaaniates osalenud, et parandate mind, kui ma eksin, aga umbes vist nii peaks olema. Ja on ilmselt täiesti mõistlik küsida, et mis sorti, milliste omadustega järgmist presidenti Eesti vajab. Aga vaataks kõigepealt seda praegust situatsiooni, milline see presidendi institutsioon on ja meil on olnud tegelikult 3, ma julgen öelda, et väga erinevat presidenti. President Meri ja president Ilves on 2 ametiaega, president Rüütel 1 ametiaega. Ja sul on täitsa õigusi. Jah, aga ilmselt on see muutnud tänaseks selle presidendi institutsiooni. Ilmselt me peaks alustama 92. aastast, kui presidendi institutsioon. Ja kui Tiit Pruul ja Pumba juures. Kaugel sellest, aga tõepoolest see oli aeg, kus hakati alles panema paika piire, mida põhiseaduslikud institutsioonid tähendavad, kuidas tuleb nende institutsioonide sisu tegeliku tööga täita. Ja on üks natuke võib-olla tragikoomiline, aga omamoodi ilus sümboolne pilt silme ees. See oli 93. aasta kevadel, varakevadel, veebruari alguses, kui kutsus mind kui peaministri nõunikut enda juurde toonane Riigikogu spiiker ja ütles, vaadake, tuleb vabariigi aastapäeva paraad. Mina seisan teisel kohal. Kes on esimene ja kes 3? Selle leppigu president ja peaminister omavahel kokku, see mind ei huvita. Aga mina seisan teisel kohal või ei tule üldse kohale. Et see piltlikult näitab seda, milline segadus siis tol ajal veel 93. aasta alguses oli, kes on riigis, kes mis funktsioone peab täitma, kuigi põhiseaduses on ju oma 10. või mõne 10. paragrahv räägitud, aga mis see tegelik sisu oli, sellega hakati 92, 3, 4 kuni vähemalt 5. aastani tegelema. Mis üks asi, mida neid näiteid, erinevaid näiteid on ju palju, eks ole, kuidas Lennart Meri hakkas neid piire kompama, mõõtma, suurendama. Kas tänapäeval me kujutaksime ette, et president saadaks näiteks siseministrile kirja, et mulle tundub, et Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektor on selles määruses seaduse vastu eksinud. Palun järgmiseks nädalaks Märt Piiskop vallandada. Tänapäeval presidendil ilmselgelt me saame aru, et ei ole sellist mängumaad, eks ole. Aga tollal oli see üsna, ma ei tea, kas normaalne on õige sõna, aga tavapärane, et president Meri mõõtis oma mängumaad väga suurte sammudega. Minu meelest Lennart Meri oli ka see, kes neid piire kompides ja samas ka presidendina ja seda presidendi institutsiooni juhtides just nimelt neil varasematel 90-ndatel pani aluse sellele, et siiamaani presidenti märgilised kõned, kas vabariigi aastapäeval või millalgi mujal on ikkagi väga jälgitavad, erakordselt tsiteeritavad. Tõsi, vahepeal oli 5 aastat veidi tühjemat maad, aga Meri pani sellele kindlasti aluse ja see oli hästi naljakas aeg, kui oli Lennart Meri esimene presidendivalimiskampaania.
sest et mulle tundub, et toona oli ühiskonnas kaks nagu väga selget poolust, et väliseestlane ei saaks olla Eesti riigipea, ehkki Rein Taagepera ju kandideeris tookord. Tegi väga hea kampaania. Ja tegi väga hea kampaania. Ja samas Jüri Toomepuu tegi ju uskumatu valimistulemuse. Ja et selle minevikuga kokku puutunud inimene ei saa ka olla president, vähemalt 90 algul mulle tundus, et Meri oligi üks tolle hetke piiri peal nagu ainuvõimalik valik. Kui Anvar küsis alguses, et kuidas presidendi institutsioon on kujunenud ja kuidas ta võiks edasi minna, siis ma ei tahaks laskuda toredatesse mälestusesse. Ka minul on toredad mälestusi nii Lennart Merit, Arnold Rüütist kui Toomas Hendrik Ilvesest, aga et ülistatult öeldes võiks öelda, et Meri ja Rüütel, kes olid küll nagu antipoodid või vastandid, nad tegelikult olid ikkagi ühe põlvkonna presidendid. Ja kui Toomas Hendrik Ilves sai presidendiks, oli see uue põlvkonna pealetulek. Ja kui me nüüd vaatame edasi, siis ongi küsimus, et kas meie järgmine president on Toomas Hendrik Ilvese põlvkonna kaasne või tuleb järgmine presidendi põlvkond. Ja see on võib-olla mõeldes selle peale, et presidendi valimised on aasta kaugusel kõige olulisem küsimus, et kui nüüd vaadata ka neid võimalikke kandidaate, keda siin meedias on reipalt välja visatud, et nende enda tahtest sõltumatult, et siis see ongi küsimus, et kas see on siis tõesti Ilvese põlvkonna inimene, tingimata mitte nagu inimene, kes on sündinud kasvanud välis-Eestis, või on see siis nagu läheb veel see vanusepiir 15-20 aastat allapoole, tuleb inimene oma põlvkonnale iseloomuliku maailmanägemisega või mitte. Võimupiiridest veel rääkides, et kui Lennart neid tõesti niiviisi kompis ja laiendas, siis tegelikult võib-olla vähe on märgatud, aga et Ilves on oma võimu ära andnud ja täiesti teadlikult ja tahtlikult riigi kui süsteemi toimimise nimel. Ja minu meelest see väärib võib-olla rohkem tunnustamist, kui ta seni on saanud. Ma mäletan, kui Ilves tuli, alguses oli ka mingid spekulatsioonid, et kas ta hakkab nüüd uuesti käima NATO tippkohtumistel, sest mäletatavasti Lennart käis ja Rüütel mitmetel põhjustel ei käinud ja kõik arvasid, et Ilves uuesti tahab minna. Ja võib-olla ta tahtnuks, aga ta mitte kunagi, ta ei lasknud sellel kiusatusel kuidagi võimust võtta, ta kohe algusest peale ütles, et seal peab käima peaminister, sest seal võetakse vastu sisulisi otsuseid, vastutust, eelarvelisi otsuseid ja seal peab käima peaminister. See on minu meelest väga tunnustust väärib. Ja teine oluline valdkond, eks ole, kus president peabki olema institutsiooni põhimääruse järgi aktiivne, eks ole, kõik see, mis puudutab kaitseväge, ka siin on tänu president Ilvese vabatahtlikule sammuke tagasi astumisele palju asju korrastunud. Võiks isegi öelda, et ta käitus põhimõttel targem annab järele ja paljud asjad riigikaitse vallas said selgemaks, lihtsamaks ja paremini korda, kui nad 15 aasta jooksul olid. Kui nüüd läks juba Ilvese kiitmiseks, ma olen eelkõnetega täiesti nõus ja mul on korduvalt meeles, et kui Toomas Hendrik Ilves alustas presidendina, siis ta mitteametlikus vestluses ütles, et ma tean, et mind hakatakse võrdlema Lennart Meriga, ma vihkan seda võrdlust, ma tahan olla nii mitte Lennart Merilik president kui võimalik, mis tähendab, et ma ei pressi oma võimupiire laiemaks, vaid vastupidi, tõmban nad teadlikult koomale, kuna minu meelest Eesti põhiseaduses on presidendi roll kirjutatud sisse hoopis teistsugusena, kui seda nägi Lennart Meri. Üks väike näide veel, kui võib Lennarti tegutsemisest võimupiiride laiendamise osas on see, et Toomas Hendrik Ilves on tihti öelnud, et tema näeb presidendi rolli eelkõige põhiseaduse kaitsjana. Ja seda rolli saab täita eelkõige töötades seadustega, mis Riigikogust tulevad, vaadates, kas nad on põhiseaduse ka juriidiliselt ja põhiseaduse vaimuga vastuolus või mitte. Lennart Meri saatis Riigikokku tagasi 49 seadust. Arnold Rüütel, ma arvan, et 10 või 11 oli see number ja Toomas Hendrik Ilves on siiani tagasi saatnud 9 seadust. See, et Lennart Meri saatis 49 seadust kindlasti näitab ka seda, mis osaliselt, mis tasemel ja kvaliteedis oli tollal seadusloome, kui tõesti seadusi pidigi tulema nagu sae laudu vändrast, eks ole. Aga kui me nüüd analüüsime täpsemalt, milliseid seadusi Lennart Meri tagasi saatis ja miks, siis eelkõige sellepärast, et seal olid seadustes olid punktid, mis tema arvates riivasid presidendi autonoomiat ja presidendi võimu, nii et sealt tuleks ka suur hulk seadusi maha arvestada. Arnold Rüütli 10 seadusest, mis ta tagasi saatis, paljud võttis Riigikogu muutmatul kujul vastu või Riigikohus tunnistas Rüütli tegevuse ebaõigeks.
või ka mingid väikesed asjad. Vaat Lennarti puhul tegelikult meile ju omal ajal täitsa meeldisid need lood, kuidas ta on turvameeste eest ära põgenenud, ennast ära peitnud, läinud kusagile, ma ei tea, tänavatele üksinda jalutama. Ja need tundusid sellised lahedad boheemlaslikud žestid ja et inimene ei ole kuidagi kammitsetud ametikohast, aga tegelikult kui te panete ennast selle turvamehe kingadesse, siis see on jube. Sul on president kadunud ja kui temaga midagi juhtub, siis ja Ilves midagi sellist kunagi ei tee. Et tegelikult ta just sellise tehnilise staffi väärikust ja see ei puuduta ainult turvamehi, nagu sa ütlesid, ka presidendi kantseleid, kus on tänaseks ka hoopis selgelt normaalne bürokraatia välja kujunenud, eks ole, mida Lennarti ajal vaieldamatult ei olnud ja kus talle omaselt väga väga improviseeris. Aga aeg on ilmselt ka selles mõttes teine, et jah, ka mina tõepoolest mäletan seda, kuidas Lennart Meri Strasbourgis Euroopa Nõukogu tippkohtumisel kadus niimoodi ära, et Prantsuse turvameeskonna ülem oli valmis ennast koha peal ajakirjanikes maha laskma. Ehk siis ajad on selles mõttes tõepoolest muutunud, et ilmselt praegu oleks sellist poliitilist žesti või gloobusele väidetavat ristikese tegemist ovaalkabinetis oleks ilmselt ikkagi keerulisem teha, aga minu küsimus nüüd kõigile teile on see, et kui me räägime tulevasest presidendist, kas me räägime pigem põlvkondade vahetusest või võtame... Ma ei saa sellest põlvkonna jutust üldse aru. Sa tahad mineviku mälestusi? Aga vastuseks Ainari küsimusele, et me läheme jälle mingit Lennart Meri mütoloogiat siin taas tootma, aga et üks asi, mida ära unustatakse, on see nii Lennart Meri puhul kui kõigi teiste presidentide puhul, et vaadatakse nagu isikut, kuna presidendi institutsioon on kõige isikustatum institutsioon Eesti Vabariigis, kõige nähtavam selles mõttes. Ja üks oluline asi, mis on minu meelest Eestis jäänud analüüsimata, mida võiksime täna siin natukese proovida teha, on see, et presidendi seos erakondadega. Lennart Meri oli selgelt parteiline president 1992. aastal. Tiit koges seda omal nahal, et kui parlamendi enamus valis Lennart Meri presidendiks vastu rahva enamuse tahet, siis toonase Isamaa toetus kukkus igaveseks ajaks 10% allapoole. Lennart Meri puhul mütologiseeritakse üle seda, kuidas ta käis mööda maakondi, tegi 3-päevaseid maakonnavisiiti, kuidas ta paitas kõigi vallavanemate päid. See oli väga tore ja lahe. Inimestel aitas nagu luua sidet oma riigiga, aga Lennarti selgelt peidetud agenda selle puhul oli see, et ta tahtis tagada 96. aastal oma taasvalimise, sest ta teadis, et teda Riigikogus ei valita ja tal on vaja omavalitsusjuhtide toetust. Ja kui me vaatame ka Eesti presidenti ajalugu, siis üks asi on see põlvkondade asi, aga teine minu meelest on see, et kuidas erakonna poliitika muutus Eestis on mõjutanud presidentide valikut. Ja siin on selgelt, et Lennart Meri esimesel korral oli väga selgelt parteiline president, teisel korral oli ta võib-olla Eesti mõistes kõige vähem parteiline president. Arnold Rüütel oma valik, kui tema valiti, oli väga selgelt parteiline president Keskerakonna ja Rahvaliidu häältega. Ja ka Toomas Hendrik Ilvese puhul, kui ma nüüd provotseerin, siis ma võin öelda, et Toomas Hendrik Ilves esimesel korral, Toomas Hendrik Ilvese ei teinud president mitte Tiit Pruuli, kes osales tema valimiskampaanias, või sama hästi võib öelda, et tema tegi presidendiks Kalev Lillo, kes on üks Eesti kõige vähem populaarsemad poliitikuid, kes Reformierakonnas oma ametikohast johtuvalt kontrollib Reformierakonna vallavanemaid, kes tulid kokku Estonia suurde saali ja vastavalt Lillo korraldusele valisid Ilvese presidendiks. Sõltumata Ilvese suurepärasest isiklikest omadustest. See on tegelikult oluline teema, presidendi ja erakonna seosed. Minu meelest on Eestis, kui nüüd tõesti selle 92. aasta kaasuse jätame välja, aga on see olukord nii, et ega ükski erakond seda presidendi rolli sisuliselt ju tähtsana ei võta. See rohkem käib niimoodi, et suurel erakonnal peab ka olema väärikas ja suur presidendi kandidaat. Et muidu me ei paista suured välja. Ma ei näe, et ükski erakond nagu panustaks sisuliselt sellesse, et ma ei ole Tiiduga nõus absoluutselt, et Rahvaliit väga selgelt mängis selle peale, et kui meil on oma president, siis meiega erakond kasvab. See on üks erand, aga muidu ma olen selle nõus. Aga see täpselt see on, et see ei ole sisuline presidendi rolli ja erakonna rolli ühendamine, mingite programmiliste väärtuste edasikandmine ja seda, eks ole, see on täpselt see, et meil on vaja presidenti, muidu me ei paista nagu piisav erakond välja. No siin on ka vastandumise... Ja muide, ja teine asi veel, ma lähen Annese jutust veel edasi. See, mis sa rääkisid Lennarti ja Toomas Hendrik Ilves teisest aastast, näitab tegelikult väga täpselt ühte asja, mis oleks minu ettepanek, kui keegi siin kirja paneb neid ettepanekuid, palun siis pange kirja siuke ettepanek, et Eestis võiks presidendi valida 1 ametiajaks. Siis ei teki olukorda, et esimesel ametiajal püüab president
rosimannustele, lillodele ja kõigile teistele meeldida ja saab vabaks alles teisel valimise ajal. Teeme kas või presidendi ametiaja 6-aastaseks. Ma ei tea küll, kindlasti on neid näiteid veel, aga näiteks Mehhiko on üks selline riik, kus on 6 aastat presidenti ja on üks term. See on küll hea näide, Tiit. Mehhiko on tõesti no, eeskuju. Ma ütlen, see on lihtsalt halb näide, aga põhimõtteliselt me vabaneksime sellest, milles on süüdistatud... Ega sa Tiit ei tea, kuidas Namiibias presidenti valitakse? Ma ei tea. See ei ole ka tähtis. Tiit tahtis öelda, et selline riik on olemas. Jah, et vabaneksime sellest, milles on süüdistatud nii Lennarti Merd kui Toomas Hendrik Ilvest, et esimene aasta lohisetakse paljuski, vaadatakse vasakule paremale, kus vesi on sügavam, et saada teise valitsuse indulgentsi või valitsemise aja indulgentsi. Teoreetiliselt on sinu ideel üks nõrk koht. Ehk siis, et miks see 1-aastane ametisoleku aeg ei muutu lohisemiseks, kui sul ei ole mootorit või stiimulit püüda kandideerida vähemalt teiseks järgmiseks ametiajaks ja kirjutada oma nimi Eesti ajalukku. Sest igaüks tahab oma nime kirjutada juba esimesel valitsusajal, see on ju elementaarne. Aga okei, kui mul on nõrk koht selles asjas, siis mul on teine ettepanek, mis tegelikult ei ole originaalis kahjuks minu ettepanek, aga Siim Kallas aastal 2002 ütles, milleks Eestile üldse presidenti on vaja. Milleks on vaja presidenti, paneme peaministri ja presidendi ametid ühte, riigireformiga hoiaksime 1,5 miljonit eurot veel kokku ka, või palju see presidendiga selle eelarve on, aga nali naljaks, aga tegelikult võiks seda ka veel mõelda. Kas tseremoniaalne president on Eestile üleüldse vajalik? Anvar, mul on kontrolli küsimus, kas me nüüd räägime Eesti praegusest presidendi institutsioonist või läheme üks futuks kätte? Meil pidi olema teoreetiline arutelu. Vastaks Tiit Nuulile, see puudutab tegelikult seda presidendi institutsiooni nagu olemust just nimelt. Just väga õige. Ühelt poolt see tseremoniaalne, kõik Kadriola loss, presidendi vastuvõtt, kleidid, seltskonnameedia, eks ju. Seal on teisi asju ka, seal on aumärkide jagamine, auastmete jagamine. Kõik, mida Lennart Meri lõi suure hooga ja erinevalt sellest nagu võimupildide laiendamisest, Toomas Hendrik Ilves neid piire, vähemasti mina ei koge seda või näe seda, ei ole kuidagi tagasi tõmmanud. Aga siit jällegi minu küsimus Tiidule, et miks me ei saa teha seda, täita seda Siim Kallas ettepanekut aastast 2002, et presidendi ja peaministri institutsioonid ühendada või midagi sellist. Et tegelikult rahvas tahab presidenti ja valdavalt mulle tundub, et just selle tseremoniaalse rolli pärast. Ei, ma ei usu, et tseremoniaalse rolli pärast. Rahval on ükskõik, kas aumärke annab peaminister või president. Aga mida rahvas tahab? Rahvas tahab moraalset ja intellektuaalset isakest. Seda tahab rahvas. Ma ei ole sinuga nõus selles, mõttes rahvas tahab, et oleks 2 poliitikut. Üks on peaminister, kes teeb tegelikku tööd, kannab tegelikku vastutust ja teine on siis nagu selline esinduskuju, keda ei ole põhjust väga palju, kelle kallal ei ole põhjust norida ega nutta ja siis öelda, et alati valitsus on jama, aga no vähemalt meil on president. Jah, mulle tundub ka, et presidendi funktsioon võiks olla just, inglis keeles keegi ütles selle ilusa väljendiga chief storyteller, ehk siis peamine narratiivi looja või selline omamüüdi kujundaja, kes natukene mõtestab seda, kes me oleme, mis me teeme, kus me läheme, miks. Ja see on tegelikult hästi oluline ja see on asi, mida peaminister tegelikult ei saa teha, olles poliitilise võitluse keskmes ja nii edasi. Selleks on vaja mingit sellist teataval määral parteiülest ja soovitavalt intellektuaalset figuuri ja minu meelest selleks on presidendi institutsioon nagu loodud. Need vastuvõtud asjad, vaadake ise. Omal moel on kõik presidendid seda rolli tegelikult täitnud. Ei ole, ma arvan just vastupidi väidan Tiit, et kui me vaatame Eesti presidentide ajalugu, siis näha on, et järjest suureneb erakondade kontroll presidendi üle, sellepärast, et erakonnad väga palju mõjutavad presidendi valikut. Tänast Toomas Hendrik Ilvest ei kontrolli mitte ükski erakond. Ja mõjutavad ka nende poliitilisi otsuseid päris tõhusalt. Ja kui me mõtleme ka järgmise presidendi peale, siis kui nagu vaadata, et kuidas presidenti valima hakatakse, vaadata, kus on Riigikogu enamus, mitu parteid seal on, kas näiteks 4 või 5 partei häälte hulk annab kokku vajaliku summa, et saada järgmine president ja sealt hakkab tulema, kui see summa tuleb kokku, siis on selge, et kui erakonnad selle presidendi valivad, siis ei ole niimoodi, et me anname sulle lihtsalt nagu blankotšekki, tee mida tahad. Nad annavad kaasa väga kindla eeldatava mängumoo ja president kas lepib sellega või mitte. Igapäevategevus on tal väga raske sellest välja minna. Ma olen nõus sellega, et tegelikult tänases Eestis me ikka nii futus veel ei ole, et me võiksime arutama hakata praegusel hetkel
ühiskonda lõhestama praegusel hetkel teemaga, kas meil presidendi institutsiooni ja presidenti on vaja või võiks seda rolli täita peaminister, kes vahetub siis, kui keegi otsustab koalitsioonilepingut ümber vaadata. Aga mis on hea, et vähemalt 2 presidenti taasühisenud Eesti ajaloos ei ole neid sõnumeid devalveerinud. Ehk siis, mis on väga oluline, et kui president avalikult esineb, ma ei tea, ringhäälingus, vabariigi aastapäeval, siis seda kõnet oodatakse, sealt oodatakse märke, mitte ükski kõne ei ole nii tsiteeritav. Anvar Samost ühes oma raadiosaates tegi ülevaate kõigi presidentide, kõigi aastapäeva kõnede sõnumitest, mis oli väga huvitav. Ehk siis tegelikult ma arvan, et tänases Eestis, kus meil on vaidlused migrantide, kooseluseaduste, eestlaste, venelaste, ma ei tea, maavarade ja kõige muu üle, kliimamuutuste üle, siis tegelikult on ilmselt vaja kedagi natuke enamat, natuke kõrgemat kui peaminister. Aga riigikaitse mõistes võiks nüüd futule mõeldes küll hakata vaikselt liikuma selle peale, et ikkagi operatiivseid julgeoleku- ja kaitsepoliitilisi otsuseid teeb ilmselt keegi teine, näiteks peaminister. Kas nad ei tee? Ikka teevad, jah, ikka teevad. See muutus on tänaseks toimunud tegelikult. Minu meelest on. Aga rahva ootustest veel 2 sõna rääkida ja nende ootuste seosest praeguse selle presidendi institutsiooni olemuse või kui soovitas kuvandiga, siis tegelikult mul on selline tunne, et vähemalt 2 presidenti on Eestis olnud sellised, kelle osas rahva ootus on näinud neid suurte rahvusvaheliste välispoliitikutena. Lennart Meri kindlasti, kes ka kindlasti oli seda ja kuigi rahvas ei vali Eestis presidenti ja Toomas Hendrik Ilvest ka ei valinud, siis ma kuidagi tajun tegelikult seda, et ka Toomas Hendrik Ilvese suhtes rahva ootus oli just see, et ta tuleb, teeb Lennart Merit, et ta läheb, käib president Bushi või ma ei tea, president kelle iganes kabinetis, ovaalkabinetis, sodib kuskile müüdikohaselt loobuse peale mingi risti, eks ju, ja teeb Eesti suuremaks rahvusvaheliselt, kui Eesti oma muudelt võimaluselt nagu on. Ma arvan, et see ootus on siiamaani alles. Aga kas sa arvad, et seda ootust ei ole täidetud või? Ega välispoliitika tegemine ei tähenda ainult seda risti tegemist, jah? Kui sa vaatad presidentide erinevat esinemist rahvusvahelt, siis Toomas Hendrik Ilves on olnud minu meelest palju edukam kui Lennart Meri, et ta ei ole tõesti teinud niisugused sisepoliitiliselt märgatavaid žeste ja kui sa vaatad tema esinemiskordade arvu olulistel rahvusvahelistel välispoliitilistel foorumitel, millised presidenti sinna kutsutakse, milliseid mitte. Väikeriigi Eesti president on olnud seal tugevasti üleesindatud võrreldes Eesti elanike arvuga, aga see tagasi peegeldunud, kui palju see on tagasi peegeldunud Eestisse, ta on peegeldunud tagasi palju vähem kui Lennart Meri, palju vähemad etteasted ja see ei ole nagu siin ei saa ette heita Toomas Hendrik Ilvesele, et tema ei ole rahva ootusi täitnud, vaid pigem on nagu küsimus selles, et kusagil kas siis nagu peegeldaja või vastuvõtja ei ole nagu need sõnumitest aru saanud, et kui Müncheni julgeolekukonverentsil Toomas Hendrik Ilves on aastast aastasse maailma tippfoorumil kõva tegija, erinevalt eelmistest Eesti presidentidest, siis miks seda Eestis ei tajuta ja sellest aru ei saada, kas see on nüüd etteheide praegusele presidendile või on see etteheide mingitele teistele Eesti riigi institutsioonidele, näiteks taustal. Võib-olla väljendan sellest nüüd segaselt, selles mõttes, et mina tahtsingi teie käest küsida, et kas te tajuta sama ootust, et ka uue presidendi suhtes ja presidendi institutsiooni suhtes ootus sellest, et tegemist oleks meie sellise kõige rahvusvahelisemalt nähtava poliitikuga, kõige rahvusvahelisema mehega Eestis ootus on selgelt olemas. Aga mis puudutab nüüd seda president Ilvese välistegevust, siis ma arvan, et sul on õigus väikse erandiga, et Ilvese lemmikteema on olnud IT-teema. Ja see, ma arvan, rahva, see vähemalt näib sellisena. See rahva keskis, ma arvan, on tekitanud niisugust mõistmist. Õige julgeolek on ka olnud Ilvese teema väga lemmikteema, mitte peateema. Väga tõsiselt, aga vaatame neid taustsüsteeme ka, et jah, see on õige, et Lennart Meri esines või tal oli võimalus esineda rahvusvahelistel tippkonverentsidel ja tippkohtumistel vähem kui Toomas Hendrik Ilvesel, aga taustsüsteem oli tõepoolest teine. Lennarti ilmumine Müncheni, ma ei tea, julgeolekukonverentsile või Madridi NATO tippkohtumisele kutsus kokku 100 ajakirjanikke tema pressikonverentsil, mida ilmselt Ilvese puhul praegu enam ei juhtu, sest maailm ongi teistsugune ja Eesti positsioon selles maailmas on teistsugune.
aga vaata, Ainar, Lennart käis justkui täitevvõimu esindajana sellisel juhul siiski. Et ta käis tippkohtumistel, kus Ilves tegelikult ei käi. Välja arvatud vist mingi üks erand, mis oli peaministriga kokku lepitud. Et Ilves käibki sellistel nii-öelda siis ekspertide või konverentsidel. Ta ei käi nagu võimu esindajana sellises mõttes. Ja see on natuke teine asi. Me oleme nagu liiga tehnikasse, aga siin tasub meenutada, et kui Lennart Meri oli president ja Vene väed olid Eestis, siis Eestist Vene vägede väljaviimisega tegelesid Bill Clinton ja kogu maailma avalikkus. Ja see iseenesest andis Lennart Merile sellise tribüüni, mida pärast Vene vägede väljaviimist pole ühelgi Eesti presidendil võimalik olla olnud. Ja Toomas Hendrik Ilves on selle tribüüni endale ise tekitanud, olles 1,3 miljoni elanikuga riigi president ja olles suutnud tugevasti üle esindada seda riiki võrreldes näiteks naabruskonna riigijuhtid. Ei vaidlegi tegelikult, et õnn on, et meil ei ole sellist presidenti vaja, kes Vene vägede väljaviimisega päevast päeva peaks tegelema. Et kui me nüüd vaatame järgmise presidendi poole, et kas me siis võime öelda, et eelkõige oodatakse talt sellist samasugust välispoliitilist võimekust, nähtavust, pädevust, kontaktivõrgustikku? Ma arvan, et oodatakse ja see on täiesti objektiivne ootus, kui me vaatame, mis maailmas toimub ja lähemal ajal toimuda võib, siis on üsna selge, et Eestil peaks olema president, kes on välispoliitikat pädev, kes omab kogemust ja võrgustikku. See on elementaarne ja Watson. Üks selline inimene võiks ja peaks riigis olemas olema ja tegelikult presidenti on kõige lihtsam selle ootusega nagu teadlikult valida, kuna ministrid on nagu nad on ja nende roteerumine käib mingite muude reeglite järgi. Mul on siin kaheosaline vastus, et Toomas Hendrik Ilvese üks suur teene Eesti riigi ees on see, et kui Eestil on olnud välisminister pikka aega, keda ei ole rahvusvahelt väga tõsiselt võetud või kellel ei ole liiga palju rahvusvahelt häid ideid, siis Toomas Hendrik Ilves presidendina on täitnud seda rolli, mida tegelikult peaks täitma täitevvõim. Aga kui sa küsid uue presidendi kohta, siis ma arvan, et see, mis hakkab toimuma, on täpselt samamoodi, mis toimus nii Toomas Hendrik Ilvese kui Arnold Rüütli puhul, et need parteid, kes käivad presidendi kandidaadi välja, hakkavad tema imidžit inimestele kujundama selles suunas, kuhu ta sobib ja looma inimestele muljet, et kas meil on nüüd vaja välispoliitilist presidenti või meil on vaja sellist presidenti, kes meiega koos nõukogude ajal raskel ajal leivakoorukesi sõi ja seda uue presidendi imidžit hakatakse kujundama ja ma arvan, et kui sa teeksid praegu näiteks sellise gruppi intervjuu 12 Paide inimesega, küsiksid, millist presidenti nad tahavad, ega nad ei oskaks sulle seda öelda. Ja see annab poliitikutele, erakondadele võimaluse seda uue presidendi imidžit kujundada neile sobivas suunas, et kui ma nüüd räägin nendest nimedest, mis on meediast läbi käinud, et kui keegi tuleb välja või erakond tuleb välja presidendikandidaadiga Marina Kaljurand, siis on selge, meil on jätkuvalt sellist tugevat välispoliitilise kogemusega presidenti. Kui tullakse näiteks välja Eiki Nestori kandidatuuriga, siis hakatakse rääkima, et meil on just vaja sellist tasakaalustavat, mõistlikku, kohtuniku rollis olevat inimest Eesti erinevate institutsioonide vahel. Et see müüdiloome uue presidendi, imidžiloome uue presidendi kohta hakkab tulema ja ma arvan, see sõltub sellest, et milline on siis erakondade enamuse tahe ja selliseks hakatakse siis ka uue presidendi imidžit kujundama. Ja need nimed, keda praegu välja käiakse, ei tähenda muidugi mitte kõige vähematki. Jah, sest et tegelikult... Ässad hoitakse varukas. Räägivad Hannes ja Tiit omavahel oma valimiskogu. Mina just tahtsin öelda, kuna Tiit on teinud hulga toredaid ettepanekuid siin saates ja mina olen pidanud kogu maha tahma, ma tahaksin ka lõpuks mingi meeldiva või positiivsega elujaataga välja tulla. Mina tahaksin öelda, minu meelest sobiks järgmiseks Eesti Vabariigi presidendiks suurepärast Tiit Pruuli. Rahva lemmik, maailma näinud, välispoliitikas kogenud, sisepoliitikas kogenud, uskumatult hea kandidaat, et ma imestan, et Eesti erakonnad ei ole siiamaani nii toredat meest üles teinud. Edgar Savisaar on selle kunagi ettepaneku teinud, muide, sa jäid hiljaks. Aga vähemalt ma olen selle auväärses listist see oli siis, kui ma 40 sain. Kuumad Eesti poisid. Et tegelikult mulle meenub üks seik ühest Ilvese tagasivalimise presidendi päevast. Ma olin ühes väikeses Eesti külas. Mulle tuli vastu mööda külavaheteed üks poriste kummikutega kohalik taat, kes küsis, kas mina tean, kas presidenti valitakse vallamajas või rahvamajas. Ja sellest lähtuvalt meie siin intelligentsi õllesummeril osalejad, eks muidugi näeksime, et meie president on välispoliitiline müügiartikkel, et tema kõnesid tsiteeritakse, et maailma suurimad väljaanded teevad
presidendi intervjuusid, mille puhul võib-olla aeg-ajalt president peab ütlema, et teda on valesti mõistetud, aga see selleks. Aga ma arvan, et Eestis on päris suur hulk inimesi, kes ootab presidendilt mingisuguseid hinnanguid, ükskõik kas sisepoliitiline, mingisugune erakondade vaheline kemplus on võtnud sellise piiri, et keegi ei saa enam aru, mille üle kembeldakse, või on osad inimesed hämmingus, kas mehed ikkagi võivad koos elada ja teised ütlevad, et miks ei või, eks. Et mulle tundub, et presidendil on siiski ka siseriiklikult see roll aeg-ajalt täita ikkagi seda ventiili, natuke keerata, meeldib see presidendi sõnum siis või mitte, ja see sõnum muidugi on presidendi suust hästi oluline, aga hästi ka keeruline formuleerida. See on see moraalne ja intellektuaalne verstapost või main storyteller nagu aga kui sina, Tiit, oleksid presidendi kandidaat, kas sa oleksid main storyteller või mis rolli sa võtaksid? Mulle tundub, et on alanud Tiit Pruuli valimiskampaania. Lähme asja. Kunagi oli ka väga otseses väga tore saade, et viime Eesti üle, loome rahvarinde. No miks võiks meil ka täna olla selline ajalooline saade? Teeme Tiit Pruuli presidendiks. Mulle see idee siin koha peal on hakanud väga kiiresti meeldima, sest lisaks kõigele sarnaselt mitmetele eelmistele presidentidele on Tiit ka kirjanik ja ajakirjanik. Ja püüame kuidagi asjalikult tagasi tulla nüüd. Aga tegelikult ikkagi räägime neist ootlustest siis, et ühelt poolt on meil erakonnad, kes justkui nagu peaksid omavahel kokku leppima või siis ikkagi ei suuda kokku leppida, kes on neile kõigile või mingi enamusosale sobiv president. Ja siis on ootused, et see president, kelle me sellise protsessi tulemusel saame, on isik, kes oleks välispoliitiliselt nähtav, pädev, tunnustatud ja tuntud ikkagi väljaspool oma kodumaa piire. Teiseks oleks see sama inimene, kes mõtestaks eestlaste jaoks olulisi muutusi, eesmärke, sõnastaks neid, vahel ka tegelikult Lennart Merilikul kombel kuljustaks nende samade poliitikutega, kes teda sinna kahjuks peavad mõne aja pärast uuesti loodetavasti tagasi valima, eks ju. Et mis meil siis nüüd tulemus on siis? Aga mina tooksin sulle sellise nagu veel üks võimalus vaadata presidendi valimisi on see, et Eesti presidendi valimistel päris paljudel kordadel on juhtunud niimoodi, et presidendi valimised on olnud väärtuskonflikt, sõltumata presidendi isikust. See oli 92, oli selge valik, kas vanad või uued, Rüütel või Meri. Eks see valik oli ka kunstlikult tekitatud suurem, kui ta tegelikult 2001 oli täpselt samamoodi, et kas me nüüd on siis nagu tuleb valget erakondade presidendinaat või tuleb Rüütel, tuli Rüütel ja 2006 oli täpselt samamoodi, et kas meil on Villu Reiljan ja Savisaare president või meil on valget erakondade president ja need tegelikult isikud sellest võib-olla oma isikust sõltumatult kehastas nagu väärtuskonflikti. Mul on praegu väga raske ette näha, et järgmised presidendi valimised tekitaksid samasuguse väärtuskonflikti, et kus on siis nagu kas õiged jõud või valed jõud ja olemasoleva eliidi vastu või poolt. Ma väga kardan, et vaadates praegust parlamendi koosseisu, et lihtsalt erakonnad lepivad kokku ja sellist nagu tegelikku valikut avalikkuse jaoks, kus inimesed saavad kaasa elada, et kas on see kandidaat või teine kandidaat ei ole, sest kui vaadata näiteks praegusel valitsuskoalitsiooni liikmete arvu 59 häält, see on nii suur, et selle pealt näiteks saada juurde erakonnas, Riigikogus juba ühe või kahe erakonna hääled ja saada kokku presidendi valimiseks vajalik tulemus ja kui minnakse välja korraliku presidendikandidaadiga, siis niisugust nagu väärtuskonflikti ma eeldan, et järgmine kord ei tule. Mul on juba ammu tundunud, et see Eesti presidendivalimiste protseduur on natukene sarnane sellega, kuidas valitakse näiteks NATO peasekretäri. Mingid sellised tagaruumi tehingud, niisugune telgitagune arutamine, keegi ei julge oma nime avalikult kiiresti välja hõigata, et jah, ma kandideerin, sest tavaliselt see, kes on esimesena välja tulnud, lastakse esimesena põhja, et kõik niiviisi nihelevad, külg ees, vaatavad, et milliseks olukord kujuneb, kas ma julgen öelda, et jah, ma tahan. Ja siis ühel hetkel on nagu mingid nimed välja käidud. Tegelikult see on õige, et see ei ole kõige parem protseduur sedasi. Aga teisest küljest ma ka ei tea, kuidas teda nagu paremaks teha, et kui me ei taha presidenti otse valida, mida ilmselt me ei taha parlamentaarse riigina, et milline siis niisugune läbipaistev, hea ja sisuline protseduur oleks? Ma olen nõus jah, et see protseduur võib olla keeruline, mõistetamatu ja võib-olla ka mitte kõige olulisem, aga põlvkonnad vahetuvad kiiremini kui 25 aasta tagant. Ja selles mõttes muutused on toimunud ka väga kiiresti, ehk siis ma arvan, et sõltumata sellest, et rahvas ei saa valida, ma arvan, et suur osa inimestest ikkagi ohkaks südamest, kui presidendiks saab inimene, kes ajakirjaniku küsimusele vastamist alustab tsitaadiga. Ma lisaksin siia veel ühe mõtte siiski.
et isegi ükskõik, milline oleks parteide vaheline kokkulepe, see inimene, kelle valimises nad justkui kokku lepivad või mõned erakonnad siis vastu on, tänapäeva maailmas peab ikkagi olema isiksus, et 1992 oli üks presidendikandidaat ka Miina Hint. Et ma kujutan ette, et tänasel hetkel ei ole selline olukord enam võimalik ja ükskõik, kes see kandidaat on, ta peab olema selles mõttes isiksus, ta peab silma paistma, ta peab olema enesekindel, ta peab ilmselt olema ka arrogantne, sest tundub, et Eesti avalikkusele meeldib teatav arrogantsus presidendi poolt, olgu see kikilips või kusagil selgelt mikrofoni pillatud lause tintla lahkugu, aga ilmselt see kuulub natuke ka selle presidendi imidži juurde, mis on eestlastest vähemalt 2 presidendi puhul kujunenud. Ja selle valimise osad juba rääkisite ära. Minu mure on ka see, et tegelikult võib president saada tiili osaks, pisikeseks tiili osaks mingites suuremates ahelates, kus presidendi valimine ei olegi erakondade jaoks numero 1, vaid ta on 3., 4. järjekohal osake suuremast tiilist. Selles mõttes, et ma tahaks Hannesega natuke vaielda, aga sulle vastates, et siis me peaksime lootma, et erakondade vahel on nii palju nagu vastuolusid, et see tiil, mis hõlmaks siis 67 häält Riigikogus, et see ei saa sündida ja see protsess tänu sellele muutuks laialdasemaks ja ennustamatumaks. Ma ei ole selles mõttes sinuga nõus, et isegi siis, kui järgmine Riigikogu ei suuda presidenti valida, mis eelmine kord oli ajalooline, et Riigikogu suutis Toomas Hendrik Ilves ära valida, siis kui vaadata seda, mis on Eesti poliitikas toimunud, on see, et omavalitsused on väga selgelt ja tugevalt järk-järgult parteistunud. Ja kui vaadata, et kes on siis praegu omavalitsusjuhid, Kalle Lilla Exceli tabel on palju parem, kui ta oli 10 aastat tagasi. Ja oluline on ka see, et kui Riigikogus on esindatud meil Vabaerakond ja EKRE, siis omavalitsused on väga nõrgalt esindatud. Riigikogus toimuvatel presidendivalimistel on nendel 2 erakondal veel mingi mõju, aga võib-olla ka väga oluline mõju, aga kui läheb valimiskogusse, siis ikkagi ma arvan, et nii nagu Andres Herkel armastab öelda, et kartelliparteid kontrollivad piisavalt suurt enamust ja ega ka sealt ei maksa loota nagu väga sellist, et tuleb 2 võrdse kandidaadi heitlus, et kui valitsuskoalitsioon suudab selle kokku leppida presidendi kandidaadi, siis nad mängivad selle välja kas Riigikogus või valimiskogus. Kui nad ei suuda seda kokku leppida, siis tuleb ilmselt selline presidendi valimine nagu 2001, kus oli Arnold Rüütel teda alahinnati, aga kuna kõik koalitsioonipartnerid mängisid oma kandidaadi peale, ei suutnud omavahel koostööd teha, siis võib tulla selline üllatuskandidaat. Sa tahad öelda, Hannes, et täna või järgmisel aastal on ikka selge, mis värvi hobused need väljaspoolt Tallinna tulijad sinna Estonia kontserdisaali ette lasipükülge kinni seovad võrreldes 2001. aastaga, kui see oli teatud. Aga miks ma rääkisin härra Lillost siin alguses oligi see, et minu kogemus 2006. aastast oligi see, et üks osa presidendi valimiskampaaniast oli see, et laulame Ilvese presidendiks ja oli avalikkusel nähtav ja teine osa olid need koosolekud, kus võeti Exceli tabel ette, ühekaupa käidi vallad läbi ja väga selgelt erakondade siis nagu tegevjuhid või kohalike omavalitsuste juhid nagu Kalev Lillo ütlesid, et see hääl on meil kontrolli all, see hääl on meil kontrolli all, sellega tegeleme ja enne valimisi ma mäletan, et Villu Reiljan teatas, et mul on siis umbes 10-hääleline enamus selleks, et Arnold Rüütel valida teiseks ametiajaks. Rein Toomla talle omaselt kiitis Aktuaalses Kaameras takka, et mul ei ole mingit kahtlust, et Villu Reiljanil on õigus, aga tegelikult selgus, et Ilvese staap oskas hääli paremini kontrollida ja hääli paremini lugeda. Ja ma üldse ei arva, et kui läheb valimiskoguks, et siis seekord oleks presidendi valimine kuidagi teistsugune. No see, mis ma Andresele enne vastu öelda tahtsin, oli see, et siin oli küsimus, mis ma vaian ei tahtnud tegelikult, et küsimus oli, et kas me näeme praegu sellist väärtuskonflikti. No vaatame nüüd viimasel aastal tagasi. Minu meelest nii palju, nii ebamugavaid, et mitte öelda ebameeldivaid väärtuskonflikte, nagu meil ühiskonnas viimase aasta jooksul on olnud ja on ka ette näha. Mina ausalt mäletagi viimasest sellest taasiseseisvumise järgmisest ajast. Ei, ma olen sinuga nõus, aga nimeta mõni poliitik, kes neid kehastaks, kas Marina Kaljurand, Eiki Nestor, Indrek Tarand. Aga neid küsimusi hakatakse kampaania käigus poliitikutelt küsima. Et me ju praegu ei tea, kas tegelikult me nimetame siin mingi hulga nimesid, kas nad ka järgmise aasta augustis üldse aktuaalsed on, võimatu on seda ennustada.
et sellepärast ka mõni poliitik ilmselt väldib praegu seda seostamist. No aga siis väärtuskonflikt võib olla praeguse Eestis oleks, kui presidendivalimiseks praegu oleks väärtuskonflikt, oleks põgenike poolt või vastu. Selline juhul tekib küsimus, eks ole, et väga lihtne leida presidendikandidaati, kes on nagu 150 põgeniku aitamise poolt, aga kas on Riigikogus olemas piisavalt ajal, et tulla välja kandidaadiga, kes oleks nagu sellise kandidaadi, Kristiina Ojulandi poolt presidendikandidaadina? No ma ütlengi, et see on nagu selline hästi nagu halb stsenaarium, mille peale nagu väga ei taha mõelda, aga ma pean tunnistama, et mina küll oma vaimu silmas suudan näha presidendi kampaaniat, mis keskendubki näiteks pagulasteemadele. Aga miks see on halb stsenaarium? Võib-olla see aitakski nii pagulaste kui muud teemad, mis on siin kahele poole jõge pillutanud, äkki lõpuks läbi rääkida või? Tiit, see oleks sinu kampaania nagu kõva selline vundament. Ma olen kõigis küsimustes ühel pool jõge ainult kahjuks. Kui võiks tsiteerida Vabaerakonna juhti Andres Herkelit, ta käest küsiti, mis on teie erakonna positsioon pagulasküsimuses. Andres Herkel vastas tasakaalukas. Ma ka nägin Tiidu näol, tavaliselt mees kohe tulistab vastuseks, aga nüüd ta jäi hetkeks mõttesse, et kuidas tema selle olukorra. See Tiidu on norimine, et tal on tegelikult selles mõttes õigus, et võib-olla tõesti on hea, et kui meil pakutakse ajaloo poolt selline võimalus, et see teema läbi käia koos presidendi valimistega, mis siis, et see võib tunduda praegu minu jaoks vähemasti hirmutav ja eemale tõukav, aga muidu jäävad need asjad nii ehk nii sisse. Aga siis ongi küsimus, et kus on need presidendikandidaadid ja kes on need inimesed, kes on nõus sellesse tegelikult seda tüüpi diskussiooni nagu tegelikult tulema, et omades ka siin hiljutist nagu poliitikas osalemise kogemust, et sa võid ju tahta rääkida inimestele majandusest või ma ei tea, mis muudest tegelikult nende elu väga oluliselt puudutavatest asjadest, aga Narva 60-aastane meesvalija tahab teada, et mismoodi sa seal Riigikogus hääletasid selle kooseluseaduse, ta ei ütle muidugi nende sõnadega, et ühe teise seaduse küsimuses, eks ju, ja muu kõik on talle täiesti ükskõik, kaasa arvatud ka see, et kas tal homme töökoht, tundub vähemalt olevat, kas tal homme töökoht on või ei ole, eks ju. Jõuamegi jälle sinna, et kas seda presidenti ikkagi vaja on? Jõuame tegelikult ka sinna, et jah, õudselt armas oleks, kui selline ühele teemale, ühele suurele ja olulisele ühiskonda lõhestavale teemal, nagu näiteks pagulased, keskendumine läbi presidendi kampaania võtaks seda auru vähemaks, aga on täiesti reaalne võimalus, et see hoopis valab nagu õli tulle. Ja uus president peab selle põleva lõkkega võib-olla mingit aega tegelema rohkem, kui julgeolekupoliitikaga ta teha saab. Ma lisaksin seda veel juurde, et kui vaatame Ida-Euroopas ja Kesk-Euroopas ringi, siis täpselt sellisel väärtuskonfliktil põhinevaid valimiskampaaniaid, mis on andnud tulemuseks eliidile tegelikult mitte sobiva presidendi, on meil siit lähedalt nii geograafiliselt kui ajaliselt päris mitu tükki võtta. Mõtlik naeratus oli kõigil. Aga ma tean, et rahva ootus on ka selles, et me räägiksime nimedest. Ja räägime siis nendest nimedest. Siin on kõlanud praegu Hannes, parandage mind, kui ma eksin, Heiki Nestorit, Marina Kaljuranda, Tiit Pruulit. Ja siinkohal ma vabandan Anvar Samosti, Ainar Ruussaare ja Kadri Liigi ees, kes on kõik 40-aastased ja keda ma ei pakkunud presidendiks. Vabandust, et ma teid sellega solvasin ja Tiitu teile eelistasin. Kaasalt ka Hannes Lung, kes sarnaselt mulle ja Ainale ilmselgelt ei kvalifitseeru, eks ju. Aga jätame nalja, eks ju, et tegelikult on ju neid nimesid siin nimetatud veel, et kõige tegelikult suurem nimi nende loetelus on olnud meil nimetamatus on Siim Kallas. Ja tegelikult tema on vist ka nendest välja käidud nimedest see ainus, kel on olemas välispoliitiline, rahvusvaheline tuntus, kontaktivõrgustik, mõju, nimi ja kogemus. Et kui ma võrdlen, väga vabandan praegu välisministri Marina Kaljurannaga, keda Reformierakond kindlasti tahaks nagu asetada presidendi positsioonile, siis siin on tegelikult võrreldamatute suurustega tegemist. Jüri Luige nimi on ka ikkagi kusagil nagu läbi käinud. Tegelikult kui otsida sellist välispoliitika intellektuaali, on see kõige enam, ma arvan, Jüri, kes läheks sinna samasse Müncheni konverentsile ja tuleks lagedale millegagi, mis oleks originaalne ja tuleks ka nagu päriselt tema enda kõrvade vahelt, mitte ei oleks... Nii, full disclosure, nüüd Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond upitab seal oma endist kaaslast. Aga me võime neid toredaid nimesid siin nimetada, ma arvan, et ükski nendest ei ulatu praeguste jõujoontega üle laua ääre vaatama nii kurb, kui see mõnel puhul minu jaoks eriti kurb on. Et ses mõttes on seis mage.
aga mina ei oleks selle vastupidi, tahaksin Tiidule vastu vaielda, et no Täna kogu aeg vaielda. ei ole niimoodi, et presidendiks peaks saama valmis kandidaat, et noh, kui vaadata, kes on Poola uus president, ootamatult võitis vähetuntud Europarlamendi liige, keda Poolas ka väga keegi ei teadnud ja ma üldse ei arva, et ta oleks presidendina juba ette läbi kukkunud, et ta võib ennast nagu päris edukalt kehtestada või kui võtta Läti presidendivalimiste ajaloost, siis Vaire Vika Freiberga, kes on nende läbi aegade edukaim president, rahvusvaheliselt kõige mõjukam, ta sai presidendiks õnnetu juhuse tõttu, kuna Läti presidendivalimiste kord on nii totakas, Eesti presidendivalimiste korrast veel totakam, et kui lõpuks kõik erakonnad olid nagu lõksus, et ühtegi poliitikut me valida ei tohi, võtame siis nagu mingisuguse rahvuskultuuriga tegeleva tädi, et noh, las siis olla tema kui üldse mitte keegi ja selgus, et temast sai väga hea president. Ei, niisuguse asju võib juhtuda küll, aga ütleme, et praegu nagu... Tahaks just öelda, et Lätis 2 korda sama asja näiteks ei ole juhtunud. Aga praegu, kui me justkui ütleksime, et või osad meist ütleksid, et Jüri Luik ja Siim Kallas on head kandidaadid, siis hetke jõujoonte juures ma ei näe ühtegi varianti, et Reformierakond oma auesimehe nüüd laseks presidendiks, eks ole. Te ei lase. Enne lasevad Tiit Pruuli. Absoluutselt. Maant post. Ei, see on väga meeldiv, et ka mul oleks sümpaatne Tiit saaks presidendiks, rääkimata sellest tutvusest, mis mul oleks siis nii kõrges ametis, aga iseenesest see on ju tõesti jabur, et erakond, kelle asutaja ja auesimees ja tegelikult Eesti vist läbi ajaloo kõige kõrgemas rahvusvahelises ametis olnud esindaja sobiks presidendiks kõikide parlamentrite poolest. Võib-olla siin õelamad inimesed leiaksid tema minevikus, millega on urgitseda, aga ehk see muudab teda ainult huvitavamaks. Aga tema enda erakond on, ma saan aru, tänaseks tegelikult mitmetele oma partneritele üsna selge tekstiga öelnud, et ei. Mina loodan jällegi omalt poolt, et see on nagu Rosimannuse järjekordne trikk, et ta hoiab lihtsalt, ta kaitseb Siimu, hoiab teda hellalt praegu kätte vahel, ei lase kellelgi talle liiga teha ja siis viimasel hetkel tuleb ta ka välja. Oh Jeesus. See oleks ju tore, noh. No ega ju me jõuame selle juurde tagasi, mida me siin 40 minutit, millest me 40 minutit varem rääkisime, et noh, erakonnal on ilmselt teatavad ootused, aga ka teatavad hirmud, et kui nende toetatav presidendikandidaat äkki väljub täiesti kontrolli alt ja kui Siim Kallas hakkab Reformierakonnale ütlema, et kuulge ikka, see ei ole päris see poliitika ja nii edasi, muidugi need on poliitiliselt inimlikud hirmud, mina mitte poliitikuna seda ei mõista muidugi, aga ei saa ka ilmselt kunagi mõistma. Aga noh, ma siiski loodan, et Eesti on nii palju küpsenud, et see üks sädelev, heas mõttes arrogantne, intelligentne kandidaat leitakse ja need hirmud, et äkki president järgmises 2007. aasta 24. veebruari kõnes viibutab näppu nende poolt, kes teda toetasid ja ütleb, et poisid nii ei tehta, et sellest saadakse üle. No Anvar siin kuidagi väga ründavalt mainis Reformierakonda, et ise ei toeta oma auesimeest. Kui nad ka seda ei tee, ma ei tea, kas nad seda teevad või mitte, siis on see minu meelest väga mõistlik käitumine erakonna poolt, et erakonnal on valida, kas sul on peaministri koht või presidendi koht. Iga eluterve erakond eelistab peaministri kohta, kus on Eestis reaalne võim. Ja ei hakka mängima sellist mängu, nagu Reformierakond ise oma rumaluses mängis 2001. aastal, kus neil oli peaministri koht ja nad tahtsid samal ajal saada ka presidendi kohta. Et ongi väga looguline, et Reformierakonna seisukohast vaadates, kui ma nüüd püüan Tiidu hea sõbra Rain Rosimannuse kingadesse ennast panna korraks, et praeguses seisukohas, kui ma peaksin Reformierakonnalt poolt välja pakkuma eduvõimelise presidendikandidaadi, siis ma muidugi ei hakkaks toppima Siim Kallast ega ühtegi teist oma erakonna liiget. Ma pakuksin inimesi, kes on tuntud, populaarne ja kes ei ole näiliselt erakonnaga seotud ja selleks inimeseks on loomulikult Marina Kaljurand, kes on naine, noorepoolne, edukas, sädelev komeet Eesti poliitikat ajamas ja kui me selle kandidaadi välja käime, sotsid tulevad näiteks välja sotsiaaldemokraadiga, IRL tuleb välja IRL liikmega, Vabaerakond tuleb välja Vabaerakonna liikmega, Reformierakonnal on kohe tohutu eelis, meil on apoliitiline presidendikandidaat ja me võime seda mängu mängida ja inimesed aktsepteerivad seda, et kui nüüd jääb huviga oodata, et kas Marina Kaljurand välisministrina astub Reformierakonda või mitte, et kui Reformierakond mängib selle peale, et Marina Kaljurannast saaks president, siis nad mitte mingil juhul ei sunniks seda parteisse astuma, kui nad sunnivad ta parteisse astuma, siis on selge, et nad tema peale ei mängi. Ma lisaksin siia ühe mõtte veel siiski. Et tegelikult mulle, see on täiesti isiklikult,
aga mulle meeldiks vahelduseks, kui meil oleks jõuline naispresident. Päris ausalt kohe. Rääkimata, ma ei räägi Marina Kaljurannast. Aga siis, kes on siis need nimed järgmised? Just, see võib olla Marina Kaljurand, lihtsalt mulle meeldiks jõuline naispresident. No, Kadri Liik, kes veel? Kuidas? Kadri Liik ja kes veel? Kadri Liik mulle meeldiks väga ja Kadri Liik on minu meelest täiesti küps saamaks Eesti uue põlvkonna naispresidenti. See on 2 presidendi kandidaati. Väga viljakas debatt on ju. Nüüd on jah vaja välja pakkuda ka Hannes ja Ainar, aga ma arvan, Marina oleks tegelikult väga huvitav president ja ma arvan, et temast rääkides mõeldakse natuke valesti või otsitakse nagu jah ka sellist välispoliitilist presidenti. Aga Marina on tegelikult diplomaat ja sellisena võib-olla välispoliitilistes avaldustes mõnevõrra vaos hoitud, kuigi ta on kindlasti teemades väga pädev ja nii edasi. Mina tegelikult pakuks välja, et presidendina oleksid tema tugevad küljed hoopis võib-olla mingid muud ja meie jaoks üllatavad. Marina on emotsionaalselt väga soe inimene, ma arvan, temast saaks teistsugune president, kui me mõtleme, võib-olla veel parem. Mulle meenub see, kui 2007. aasta kevadel pooled, kui mitte enam, Vabariigi valitsuse ministritest jooksid sassi pööratud silmadega ja küsisid, mida nüüd teha. Siis mulle meenub need üksikud intervjuud Marina Kaljurannaga, kes oli Moskva suursaadik, kellel oli emotsionaalset soojust ja kellest kiirgas Moskvas olles enesekindlust, mida siin, ei hakka nimesid nimetama, mida siin nii mõneski ministris jäi kõvasti puudu. Aga ma arvan, et meil täna, me muidugi oleme nii vabad mehed ja naised, et me võime siin igasugu nimesid pakkuda, aga võib-olla oleks siiski produktiivsem, kui me püüaks lõpuks sõnastada selle, et mis on need isikuomadused, mis on need kompetentsid, mida me tegelikult saada tahame, et ma kordaks siis veel kord üle selle välispoliitilise pädevuse ja rahvusvahelist olukorda arvestades ikkagi mingi arvestatav kogemus ja suhtevõrgustik, mis tulevasel presidendil kindlasti peaks olema. No, mina küünikuna ütleksin, et suhteliselt vähe tähtis on need isikuomadused, et ongi nagu see, et erakonnad hakkavad praegu mõtlema, et nende käes on presidendi valimine, Reformierakond mõtleb, et oma liiget me niikuinii presidendikandiks ei saa, kes on meile järgmine sobiv kandidaat, kes oleks piisavalt hea professionaalselt, samal ajal ka piisavalt lojaalne erakonnale. Sotsid ja Irl praegu käivad omaga peas läbi, et kas meil on mõnigi vähegi usutav kandidaat, kelle me võiks välja käia ja nemad mõtlevad nagu sedapidi, mitte sedapidi, et kes võiks olla Eestile parim president. Et ma kardan, et läheb nii nagu enamasti on läinud, et erakonnad valivad oma soosikud ja siis hakkavad teda edukalt või vähem edukalt turundama. Ma nüüd kasutaks võimalust tõmbaks Hannes kapselt maa peale tagasi, et Hannes räägib selle kõike selle eeldusel, et meil on 3 kuu pärast või 6 kuu pärast sama valitsuskoalitsioon, aga ei pruugi olla, üldse ei pruugi olla. Aga jõudude vahekord Riigikogus jääb ikka samaks, et kui on sul 3 kuu pärast on näiteks Reformierakonna Keskerakonna valitsus, siis loe kokku, palju neil hääli on ja hakka mõtlema, palju neil on presidendi valimiseks hääli juurde vaja. Ootused selles osas, millised erakonnad suudavad oma kokkuleppeid saavutada ja mitte, selle põhineb ka see praegune valitsuskoalitsioon, aga kui mingil põhjusel peaks tekkima olukord, kus erakonnad, keda on peetud võimetuks omavahel koostööd tegema, hakkavad seda tegema, siis on kõik jälle täiesti teistmoodi. Ei, Annar, vastupidi, et sa proovisid mind maha lüüa, ma tõusen maast üles ja ütlen, et vastupidi, kui nüüd hakatakse uut valitsuskoalitsiooni moodustama, siis valitsuskoalitsiooni leppe lahutamatu osa on see, kes saab presidendiks ja see on veel rohkem erakondlik kokkulepe, kui see oleks praegust erakondade. Minu meelest on hästi oluline, et president, ma kõlan õõnsalt ja suuresõnaliselt, oskaks hinnata ja väärtustada Eestit, sest et tegelikult see on see, mis annab sulle rahvusvahelisel areenil ka selle enesekindluse. Muidu sa vaatad alt ülesse, sellepärast, et teistel kõikidel on riigid palju suuremad ja sisemajanduse koguprodukt samamoodi. Aga tegelikult Eestis on väga erilisi asju ja minu silmis on Eesti väga suur ja rikas riik. Kui vaadata, kui palju siin on erinevaid traditsioone erinevates maanurkades, kuidas neid osatakse väärtustada, alal hoida, hinnata. Et tegelikult Eesti on midagi väga vinget ja oluline on, et president oskab seda näha, oskab seda väärtustada, oskab seda sõnastada. Ja see minu silmis on tegelikult oluline nii kodumaisele publikule kui ka välismaisest vaatepunktist lähtudes. Ma võtan kõigepealt sõna uuesti ära, et paremini seda arutelu on vist keeruline kokku võtta.
tänan kõiki kuulajaid, tänan kõiki osalejaid. Minu meelest oli väga viljakas, tõesti, väga tore. Loodetavasti kõik said mõne uue mõtte ja sellega on arutelu läbi. Aitäh! Edu Tiit Pruulile presidendivalimistel. Ja tahtsin öelda, et presidendivalimistel kohtume siis. Ei tea teie näin. Kui on kampaaniat